Tänan, hea juhataja, head kolleegid. Palun kohe igaks juhuks 3 minutit. 3 minutit lisaaega. Äkki läheb vaja. No, kes seda arutelu siin täna kuulasid, siis ilmselt said aru, et minister kinnitas, et kõik on hästi ja tegelikult lennunduses piletihinnad kallimaks ei lähe ja tegelikult on kõik hästi. Rohi on veel rohelisem ja taevas veel sinisem kui varem. Aga kahjuks see nii ei ole. Et väga lihtne, iga inimene saab ju ise ka sellest aru, et kui lennukikütuse hind biokütusel on circa 3 korda kallim kui praegune, siis mitte ühegi loogika kohaselt ei ole võimalik, et lennupiletid jäävad sama siis hinnaklassi, mis nad praegu on. Minister tõi siin välja, et pole täheldatud märkimisväärset lennupileti hinna muutust. Nagu ma ütlesin enne sealt küsides, et tõesti, võib-olla ei märka need inimesed, kes saavad 5000 palka või 7000 palka, aga ma arvan, et need, kes saavad 1000 eurot palka, need tõenäoliselt märkavad ka lennupileti hinna muutust. Nüüd jah, Euroopa Liit on siis praegu minemas sellega, et 2% 2025 aastal on siis biokomponendi kohustus, millega me jõuame siis 2050. aastal 70% peale. 70% peale. Ja ükskõik kuidas seda vaatad, ei ole võimalik väita, et see ei muuda meil hindasid. Siin on muidugi veel mõned aspektid, et selle sama direktiivi juures on ju kohustus igal siis lennuväljal maandumise juures igakordne tankimine. No ma ei tea, et kas tõesti on siis võimalik, et see ei muuda lennuhinda kallimaks. Kujutage nüüd ette, kui ma ei tea, buss hakkab sõitma Tallinnast Tartusse ja siis ta peab tankima põhimõtteliselt igas kohas, kus buss kinni peab. Ma ei tea täpselt palju neid peatusi on, aga neid võib tulla siin ikka 5-10 Tallinna-Tartu vahel ja igas kohas peab bussijuht minema maha, samal ajal kui ta saatis kliendid lasi maha, reisijad, läheb tanklast läbi ja peab tankima. Ja väite siis, et see ei muuda kuidagi ka kallimaks, siis ma ei tea, kuidas ei muuda. Kas sa, Maarja, tahad väita näiteks, et lennuvälja peal lisateenusena, kui sa oleks saanud edasi lennata lennuettevõtte järgmisse riiki või veel 3. riiki ka pärast seda, ilma et ta vahepeal oleks tellinud tankimisteenuse, kas sa tahad väita, et see on nullkuluga? Ma arvan, et sa seda ei saa väita, et see oleks nullkuluga. Et eks Maarja tuleb räägib pärast mind siin, kuidas ta seda näeb, aga on kõigile selge ju, et sellele lisanduvad kulud ja see ei ole kuidagi soodsam, kui me kehtestame selliseid lisanõudeid. Ma arvan, siin saalis ei ole väga palju inimesi, kes vaidleks vastu, et vähem tarbimine ja keskkonnahoid on okei. Ma arvan, sellega me oleme laisus kõik nõus. Aga neid asju tuleb teha sedasi, et need on mõistlikud, et ettevõtja saab ise aru sellest, et see on majanduslikult kasulik ja see on mõistlik. Nüüd komisjonis toodi välja, et edulugu on see, et väheneb fossiilkütuste kasutamine. Tõsi, kui me paneme kohustuse lõpuks 70% siis kasutada biokütuseid, siis tõesti on loogiline järeldus, et fossiilkütuste kasutamine väheneb. Aga samal ajal suureneb 70% biokütuste tarbimine. Ja täna ei ole seda võimekust olemas. Kui see on nii hea, siis las see majandus areneb ise. Las tarbimine areneb, lennukitootjad saavad aru, et see on tulevik ja ka need, kes seda biokütust toodavad. Jah, et siin minister ütles ka, et ärge olge siin kuidagi progressiivi arengu vastu. Ei olegi vastu, aga laseme sellel minna mõistliku tempoga ja nii, et nii turg kui ka ettevõtlus tuleb sellele järgi. Et see ei ole ju kuidagi turumajandus. Minister ütles, et tegemist on turumajandusega, tema ei saa öelda, mis hinnad on ühel päeval. Me ju reguleerime nii jõuliselt, et tegemist ei ole turumajandusega selle hindade puhul. See on täpselt sama teema, nagu mõned päevad tagasi arutasime siin seda, et kas kuskil börsiettevõtete nõukogus peab olema nii või nii palju mehi naisi. Riigis me seda ei reguleeri, siin koalitsioon ei arva, et peaks ära reguleerima, et igal pool peab olema täpselt nii palju mehi, nii palju naisi, aga eraettevõtlusele kirjutame ette, et nii palju peab olema mehi, nii palju naisi. See ei ole ju mõistlik lähenemisviis. Ja nagu ma ütlesin, sõltuvus suureneb biokütustest.
Et siis tuleks lasta minna sellel turul rahulikult areneda selles suunas, kui see on jätkusuutlik ja küll siis tuleb turg järgi. Nüüd lennuki piletihindadest me ei saanud infot, et minister uuritas, et ei ole võimalik välja arvutada. Et ma ju siin tõin välja ka, et siin alles hiljuti ministeerium suutis välja arvutada küll 10 aasta pärast täpselt sendi täpsusega elektri hinna, siis oleks võinud natuke pingutada ja toonud välja ka need enam-vähem hinnaklassid, mida arvestatakse tänastes hindades, pannes juurde sinna biokütuse komponendid, inimesed saaksid aru, et millisest hinnatõusust me tegelikult siis räägime sellel puhul, kui juurde tuleks. Aga mis see põhiprobleem on? Põhiprobleem on see, et Eesti on siin Euroopa Liidu ääreala. Et tõsi, võib-olla see tõesti ei mõjutagi Euroopa keskel kuskil mingisugused väiksemaid reise. Et võib-olla see ongi suhteliselt talutav. Aga meie siit peame igale pool saamiseks lendama väga pikki otsi. Ja Eesti vaates tegelikult on see, ma arvan, päris suure hinnamõjuga, hinnasildiga, mis võib-olla kuskil tõesti Euroopa keskel oleks veel talutav, siis täna paneb see meid Eesti riigina oluliselt ja meie reisijaid oluliselt suuremasse rahalisse siis kahvlisse, kui me muidu oleks olnud. Ja see väide siin ka, et siin erinevad riigid väljapool Euroopat toimetavad. Väga tore, kui see turg areneb ja nad leiavad põhjust ja et tuleb tarbimist biokütustele. Väga hea, las nad tegutsevad. Aga täna, nagu siin ka eelkõneleja välja tõi, täna on täiesti ebavõrdne olukord, et täna tulevadki meil sisse kuskilt reisid, kes tulevad tegelikult hoopis teise kütuse hinnaga, kes tuleb väljapoolt Euroopat ja see solgib oluliselt lennuturgu võrreldes sellega, mis on Euroopa siselennud ja need, kes teevad ka siis väljapool Euroopat, kuhu see nõue ei kehti, eks. Et see on oluline põhimõtteliselt konkurentsi halvendamine. Me ise võtame vastu otsuseid oma konkurentsivõimet halvendada. Ja mina ütlen ka sama, et ega Eesti ei pea häbenema minna ka Euroopas tuua välja, et näete sõbrad, et praegu võib-olla ei ole õige aeg, et teen ettepaneku, et ei peaks kohaldama neid nõudeid sedasi. Aga meie toome kogu aeg väiteks igal pool komisjonides ülejäänud Euroopas ka partnerid teevad nii ja näed, juba on umbes paika pandud ja aga tulebki tuua välja siis meie argumendid. Me oleme ääremaa, meie lendamine ongi kallim siit, tuleb proovida läbi rääkida, äkki saab erisusi ka Eestile selles osas, et neid, me ei tohi häbeneda riigina seista enda eest, me peame seisma enda eest ja tooma välja enda argumente, et see ei ole kuidagi häbiasi, et sellest tuleb seista. Ja praegusel juhul ei ole küll võimalik mitte kuidagi seda seaduseelnõud toetada ja annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt ka siis üle selle seaduse tagasilükkamise ettepaneku. Aitäh! Aitäh! Aitäh!